Puunikerdaja Crucifix. Kaunid daamid. Kui tänapäeva vaimulikud, ma räägin muidugi ainult halbadest, mitte headest, oma traktaatidele pühenduksid, head eeskuju annaksid ja vagalt omaenda reeglite järgi elaksid, siis poleks võhiklikud inimesed lihtrahva hulgast nii häbematult nende kohta lugusid jutustama hakanud, vaid vastupidi, austaksid neid nõnda, et tunneksid end juba üksnes nende rüüpalistuse puudutusest õnnistatud ja õnnelikuna. Aga et nad on ilmalike inimestega segunenud, et nad maailmale ja meelelistele pahedele anduvad ja teevad ise hoolimatult seda, mida nad ka meile peaksid keelama, siis räägitakse neist pikalt ja laialt nii isekeskis kui avalikult. Kuna see asi kord nõnda on, ei hoia ka mina end tagasi ja jutustan teile ühest endisest mungast loo, mis on küll üsna pikk, ent pole selle võrra mitte vähem lustlik ega naljakas ja mis teile ehk sugugi vähe rõõmu ei valmista. Seepärast kuulake siis, et kaunis ja vanas linnas Firenzes elas kord auväärne paater, keda hüüti magister Tiberioks. Millisesse ordusse ta kuulus, seda ei söönda ma väita, sest seda ma enam ei mäleta. Ta oli õpetatud mees, võimekas jutlustaja, väga hea väitleja ning üleüldiselt väga lugupeetud ja austatud. Kuna ta oli hea pihisa, ilmus tema juurde pihile keegi väga kaunis naine, keda hüüti Saviaks, nimi, mis nõnda naiseliku olevuse, nagu oli too naine, malgusega hästi kokku sobis. Tema mees oli puunikerdaja, keda hüüti meister Tšekinoks ja kes oli oma kunstis sel ajal kõigist üle. Savia laskus magister Tiberio ette põlvili ja lausus. Mu isa, mu pihiisa, kellele ma oma salajased patud pihtisin, heitis hinge ja siis kuulsin ma teie suurest kuulsusest ja pühadusest. Nõnda siis valisingi teid oma vaimulikuks isaks ja palun teid minu hing vastu võtta. Magister Tiberio nägi teda enda ees värske ja kaunina nagu hommikune roos. Ta tundis end pakatamas tungist, mis lõi õitsema kõige kaunimate õitega, mis üleüldse olemas on, ja ta lõi kirest nõnda leegitsema, et ta endale pihtida lastes peaaegu enesevalitsuse kaotas ja oma pilku enam kuidagi naiselt kõrvale pöörata ei suutnud. Kui ta himuruse patu juurde oli jõudnud, küsis ta naiselt. Armas proua, ega te pole kunagi mõnesse preestrisse või mungasse armunud olnud või ehk tema vastu erilist kiindumust tundnud? Ja naine, kel polnud aimugi, mida preester sihtis, vastas kõige puhtsüdamast südamest. Siiski, isa, ma armastasin oma pihisa nagu oma enda lihast isa ja tundsin tema vastu austust ja aukartust, millele tal täielik õigus oli. Kui magister Tiberiole sai selgeks, et naise hoiak on kaunis soodne, lausus ta talle magusaid ja kauneid sõnu, lasi enda nime ja seisuse öelda ning kirjeldada maja, kus ta elas. Palus naisel end tema hoolde usaldada ning endasse nõndasama heasoovlikult suhtuda, nagu ta oli armastanud ja hinnanud oma surnud pihisa. Ja kristliku armastuse märgiks tahtvat ta naist pärast lihavõttepühi külastada, et talle vaimulikku tröösti jagada. Naine tänas teda väga ning asus pärast pattude andeks saamist minekule. Kui Savia oli läinud, hakkas magister Tiberio tema ilu ja olemise üle mõtteid mälgutama ning tema armutuli süttis veelgi ägedamalt põlema. Ta tegi endamisi otsuse võita naise armastus. Kui Savia oli ühel päeval pärast sööki töökojas, sest meister Tšekino oli äriasjus välja läinud, ilmuski magister Tiberio
ning nähes naist töökojas üksinda lausus: tere päevast, mu armas proua. Naine vastas sõbralikult: tere päevast ja toredat aastat, mu isa. Kui magister Tiberio kuulis, et naine ta tervitusele vastas, mida ta veel kunagi polnud teinud, uskus ta naise karmuse pehmenenud olevat ja tema armutuli lõi veel heledamalt lõkkele. Ta astus töökotta sisse ja hakkas Saaviga südamlikult juttu puhuma ning jäi rohkem kui tunniks. Aga kuna ta kartis, et meister Cecchino võib koju tulla ja leiab oma naise temaga lobisemas, jättis ta hüvasti, paludes naisel oma armulikkust tema vastu säilitada ja lubades igas asjas naise teenistuses seista. Saavia tänas selle eest 1000 ning pakkus omakorda enda teeneid. Kui magister Tiberio oli läinud, saabus meister Cecchino ja naine jutustas talle üksikasjalikult, mis oli juhtunud. Meister Cecchino sõnas: sa käitusid targasti ja vastasid arukalt, aga kui ta veel üks kord sinu juurde tuleb, tee sõbralik nägu ja võta ta vastu viisil, mis sulle väärikas paistab. Naine vastas, et nõnda ta teeb. Magister Tiberio, kes oli armastatud naise magusast jutust juba otse kui joobnud, hakkas talle kallihinnalisi kingitusi saatma ja Saavia võttis need vastu. Seejärel anus preester ääretult inimlike ja mõistlike sõnadega naise armastust ning palus teda härdasti seda mitte keelata, sest see saaks tema kindla surma põhjuseks. Naine vastas: mu isa, küllap ma juba täidaksin teie soovi ja sellega koos ka enda oma, kuid ma kardan, et mu mees saab asjale jälile ning ma kaotan nii oma elu kui au. Need sõnad ei meeldinud magister Tiberiole põrmugi ja oleksid ta Saavia pilgu all vaatet hauda viinud. Magister Tiberiole näis, et möödub 1000 aastat, enne kui saabub öö, mil ta kirglikult ihaldatud naise käte vahele saab. Ta läks turule ja ostis kokku kõiksugu kraami, saatis selle Saavia majja ning laskis talle edasi öelda, et naine kõik hoolikalt ette valmistaks, sest ta tulevat määratud tunnil naisega õhtust sööma. Kui Saavia oli söögikraami kätte saanud, asus ta õhtusööki valmistama ning meister Cecchino puges varjule, oodates magister Tiberiot peagi saabuvat. Kui meister Cecchino oli varitsuspaika asunud, siis ennäe tuligi magister Tiberio ja astus majja. Nähes oma armsamat õhtusöögi valmistamisega ametis, tahtis ta talle kohe musi anda, kuid too tõrkus vastu ning ütles: kannatage ometi veel pisut, mu hea hing, mis teil ju niigi on pidanud nõnda palju läbi tegema, sest ei sobi ju, et ma teid nii köögimustana puudutaksin. Sealjuures torkas ta kanad vardasse ja pani vasikaliha pannile. Kui magister Tiberio nägi, et kogu lugu pikale venib ja talle tundus, et aeg erakordse kiiruga edasi kihutas, sõnas ta naisele: ma ihaldan nii palavalt teiega koos olla, et mu isu on sootuks kadunud ja täna õhtul ei taha ma üleüldse mingit õhtusööki ning ta rebis riided seljast ja heitis voodisse. Saavia, kellele asi palju nalja tegi, sõnas kavalalt: ainult viimane narr ütleb õhtusöögist ära. Kui teie, isa, nõnda sõge olete, et süüagi ei taha, siis olete ise süüdi. Mina igatahes ilma söömata jääda ei kavatse. Ja sealjuures jätkas ta innukalt oma toimetamist. Mida härdamalt magister Tiberio teda voodisse tulla palus, seda aeglasemalt Saavia oma tühja-tähja toimetades ringi askeldas. Lõpuks aga nägi ta meest päris pahuraks muutuvat ning et ta maha rahuneks, ütles: mu isa, ma ei maga iialgi ühegi mehega, kellel on öösiti särk seljas. Kui tahate, et ma teie juurde sängi tulen,
võtke see seljast ära, siis olen ma meie ühiseks lõbuks valmis. Naise soovi ära kuulanud, näis see magister Tiberiale tühi äsi täita, ta tõmbas särgi otse kohe üle pea seljast ning jäi alasti, nagu ta oli loodud. Saavia nägi, et oli hea isa nõnda kaugele saanud, nagu oli soovinudki. Võttis särgi ning kõik teised riided, viis need kirstu ning lõi kirstukaane kinni. Siis teeskles naine, nagu tahaks ta enda lahti riietada, pesta ja lõhnastada ning korraldas seejuures ikka üht ja teist, nõnda et too hale narr voodis üksinda päris otsa jäi. Meister Cecchino, kes oli läbi piiluaugu kõike jälginud, hiilis tasahilju majast välja ning koputas uksele. Kui naine koputamist kuulis, tegi ta näo, nagu oleks ta surmani kohkunud ning ütles kogu kehast värisedes. Oh häda, mu armas isand, kes koputab meie uksele? See on kindlasti minu mees. Oh, ma vaeseke, mis me saame teha, et ta teid siin eest ei leiaks ning et ta silma alla ei satuks? Siis vastas magister Tiberio, andke ruttu mu riided, et ma ennast riidesse saan, siis poen voodi alla. Ei, vastas Saavia, ärge hakake enam riided otsima, see võtab liiga palju aega. Parem ronige sellele kapile, mis seisab toa paremas nurgas. Ma aitan teil kappi otsa saada ja siis ajage käed õieli. Nii et kui mu mees tuppa astub ja teid ristimoodi seismas näeb, arvab ta, et te olete üks tema krutsifiks, mille kallal ta päevast päeva töötab. Ja ei ta siis enam muud mõtlema hakka. Samal ajal prõmmis mees ägedasti vastu ust. Magister Tiberio ronis kapi otsa ning seadis end käed laiali liikumatult ristimoodi seisma. Saavia läks alla ning avas ukse. Abikaasa teeskles, nagu oleks ta hirmus vihane, et naine talle küllalt ruttust lahti teinud. Ta astus tuppa, tegi nagu ei näekski kapi otsas magister Tiberiot, istus naisega õhtulauda ja pärast seda, kui nad olid einet võtnud, heitsid nad kahekesi voodisse. Kui mõruks see magister Tiberio meele tegi, jätan ma nende otsustada, kes ise hirmsat armupiina on tundnud. Ta pidi pealt kuulama, kuidas abikaasa nautis roogi, mida ta ise nii tuliselt ihkas. Seejuures kandis tema kahjud ning sai pilgata pealekauba. Juba hakkas end näitama koidupuna ja juba nähti Heliost oma hõõguvate kiirtega aegamisi merevoogudest tõusmas, kui meister Cecchino asemelt üles tõusis, oma tööriistad valmis seadis ja tööle tahtis asuda. Ent ta oli jõudnud vaevalt peale hakata, kui lähedasest kloostrist saabusid 2 nunna ja laususid. Meister, meid saatis meie emake abtis ja palub teid anda meile krutsifiks, mille ta on juba ammu teie käest tellinud. Meister Cecchino vastas, armsad õed, öelge oma abtissile, et olen krutsifiksiga küll pihta hakanud, kuid ta pole veel päris valmis. Aga kõige rohkem 2 päeva jooksul saab ta selle kätte. Seepeale sõnasid nunnad, armas meister, ärge pange pahaks, aga meie ema ütles meile selge sõnaga, et me peame ta kaasa tooma, olgu ta valmis või mitte, sest te olete juba liiga kaua ainult lubanud. Meister Cecchino tegi, nagu saaks ta nunnade tüütute etteheidete peale pahaseks ning hüüdis otse, kui oleks ta vihane. Armsad naised, tulge siia kambrisse ja vaadake ise. Alustatud, aga mitte päris valmis. Nunnad astusid tuppa ja meister Cecchino lausus. Tõstke oma pilgud üles selle kapi peale, vaadake teda ja veenduge ise, kui kaugele ta on edenenud. Nii et ainult õige vähe puudub, et ta päris valmis teha. Ja öelge ema abtissile edasi, et olete teda oma silmaga näinud. Nunnad vaatasid üles, nägid krutsifiksi ning laususid suurima imestusega. Meister, kui loomutruult ta on välja tulnud. Ta paistab tõepoolest nagu elus olevat
ning lihast ja verest nagu meiegi. Igatahes on ta hiigla elus ja küllap meeldib ta ka emakesele ja õdedele väga, aga üksainuke asi, teatasid nunnad, ei meeldi meile tema juures mitte üks raas, et te olete selle kahe silma vahele jätnud. Et see risu, mis tal ees ripub, nii katmata kombel näha on, sest sellest võib kloostris kenake skandaal tulla. Siis lausus meister Cecchino. No kas ma ei öelnud? Ta ei ole veel päris valmis, aga ärge laske end sellest eksitada. Leiduks ainult surma vastu samamoodi rohtu, nagu selle vastu siin. Selle asja võin ma siinsamas täie silme all joonda ajada. Ja ta võttis ühe oma terariista, ihus seda ning lausus nunnadele. Astuge lähemale ning pange nüüd hästi tähele, kuidas ma sellest lahti saan, ilma et ma midagi ära rikuksin. Magister Tiberio, kes seni nõnda vaikselt oli seisnud, et justkui surnud paistis olevat, kuulis kogu juttu ning nägi meister Cecchinot värskelt ihutud nuga kätte võtmas. Ilma aega ja sõnu raiskamata hüppas ta kapi otsast alla ning pistis sama alasti, nagu ta oli punuma. Meister Cecchino nuga käes tema kannul, et seda risu, mis tal ees oli, ära koristada. Savia, kes kartis, et võib juhtuda midagi hullu, haaras oma mehel riietes kinni ja hoidis teda tagasi, nii et preester sai õnnelikult minema. Nunnad, kes suuril silmil kõike pealt olid vaadanud, pistsid aga suure häälega karjuma. Ime! Ime on sündinud, risti löödu on põgenema pääsenud ja ei suutnud enam kuidagi maha rahuneda. Nende kisa peale jooksis lugematu hulk rahvast kokku ja kui nad kuulsid, mis lahti oli, said nad kõik tublisti nalja. Magister Tiberio võttis teised riided ning hiilis linnast minema. Kuhu ta läks, seda ei tea keegi, aga seda tean ma küll, et teda enam kunagi ei nähtud.